Tere tulemast! Oleme jõudnud siia suvisesse Lõuna-Eestisse ja oleme siis jõudnud Kulbilohku ja täna on meil siis esimene päev, et täna on kõik võistlus toimub ainult reedel ja nüüd hakkavadki kohe trennid ja siis juba näeme, mis hakkab saama, et vahepeal on uus kombe silga tulnud ja jah, ma arvan, et praegu ongi kõik, et lõpuks on meil saanud valmis siis merch. Et praegu on meil ainult küll T-särgid, aga meeste igat suurust on saadaval ja siis sellised disainid nagu siin näha. Et lähiajal tuleb ka märtsi juurde, et plaanis on trakkerid, nokamütsid igasugused, lühikesed püksid ja mida kõike veel. Et aga praegu on siis siin meil sellised särgid saadaval, et hüppake, te näete seda videot nagunii hiljem, aga et siis kirjutage, kui teil on mingit märtsi soovi ja siis me kontakteerume teiega. Trennid on nüüd sõidetud, viimane ring sain tutikate rehvidega siis teha ja siis mul spotter Andri küsis siis kohtunikult veel üle peale sõita ja kohtunik ütles niimoodi, et ju siis nii peab kvalifikatsioonis sõitma, et ma ei tea, mis ei saaks valesti, mis saaks valesti minna, et lähen annan endast kõik ja pallis näeme. Hakkad rihtima. Nagu miskit jääb veel puudu, aga anname poisile aega, kindlasti on tegu suure tuleviku lootusega ja küll see kogemus tuleb ja tandemites hakkab ka lõpuks poodiumikohad tulema. Ja sõitjatel on võimalus meile anda ka infot oma auto kohta, oma sponsorite kohta ja Artur on öelnud sponsorite kohta nii palju, et tema sponsoriks on isa. Jah, see... sellel sõidul valesti minna, kõik ka läks, aga kahjuks tähendab seda, et 0 punkti. Jah, ja Harleti jaoks on tänane võistluspäev läbi, kuna tal on ka esimest sõidust 0 all. Aga Artur Altmets on rajal, mees on oma teisel läbimisel, esimesest läbimisest all. Arturil 78 punkti. Kas noormees suudab seda tulemust nüüd ka parandada? Pallid on sõidetud, esimesest saime 78. Sisendasin endale, et teen rahuliku sõidu ja eks need olid päris rahulikud punktid ka ja teise ringi jaoks hakkas vihma tibutama ja siis mõtlesin, et kindlasti on jube libe, aga just vastupidi, et eelmise sõiduga oli grippi väga palju rohkem ja siis peaaegu sõitsin juba no-go zone'i, et keris nii sisekurvi, et ratas oli no-go zone'i peal.
aga jah, ma ei tea, parem jalg oli sirge ja ma andsin endast kõik, mis ma suutsin ja saime siis 85 punkti siis lõpuks, 85,5. Et nüüd lähme kokku vist Andi Luigiga, et praegu on meil siin paraad, et anname väikseid intekaid ja värke ja siis juba näeme varsti. Stay tuned! Saros did get a 0 from his lead because of that mistake, but now we have Andi Luik against Artur Altmets. Artur Altmets also a really high qualifier, a really strong shower, only at 14 years of age. Now Andi Luik from very much on the inside, almost touches the no-go zone. But Altmets really strong lead run qualifying wise. It would be a strong point scorer. Look at him go. Andi Luik can't even keep up with him. That's But now Artur Altmets and Andi Luik for their second run. Andi Luik leading then. Great BMW of Artur Altmets chasing, already really close. Chasing Luik. Really, Andi Luik very much under pressure. There was much bigger gap, even kicks up some dirt, leading. Losing some body parts. So yeah, Artur Altmets going through. 14-year-old into top 16. So it was actually chase that was the deciding factor. The winner's chase was a bit stronger. So Artur Altmets now against Frank Passar, two really strong drivers against each other. Artur Altmets really giving it a strong show, really strong angles, really strong chase, completely open for the chaser to follow. But really, really strong. Let's see how strong is going to be Artur Altmets's chase. Wow, and they make contact. And yeah, looking what happened with his car. And Frank Passar goes through. So yeah, Artur Altmets's mistake